Tere, head sõbrad, meeldib kohtuda. Räägime täna soolast. Põhiliselt sel põhjusel, et soola ümber on ka kujunenud tihti selline hüsteeriline informatsioon. Mõni väga suur aktiivne tegelane on teda nimetanud väga kahjulikuks. Ma ütleks, et ega ei ole midagi teha, kui inimesel ei ole süsteemset mõtlemist, siis ta lihtsalt sellist sõnumeid välja paiskab. Kuidas selle soolaga siis on? Soola liigne saamine tähendab liigset naatriumi saamist, ehk soola küsimus taandubki naatriumi küsimusele. Sool on naatriumkloriid. Küsime siis kõigepealt, et kas naatriumivaba elu on võimalik? Ei ole. Miks see naatrium nii pagana tähtis on? Kiirloetelu. Selleks, et oleks seedimisprotsessid okei, selleks, et oleks toitainete imendumine okei, sealhulgas ka asendamatud aminohapete imendumine, et oleks happe tasakaal okei, et oleks soolestiku mikrobiomi talitlus, süsteemne talitlus okei, et oleks ka vee liikumine, imendumine ja organismis liikumine okei, ja ka närviprotsessid ja lihastalitlus oleks okei. Siinkohal ma tahaks kohe öelda, et enamikest nendes tähtsates ülesannetes töötab naatrium koos kaaliumiga. Ja tänapäeva probleem ongi see, et kui saame liigselt naatriumi, aga kaaliumi saame vähem, siis nende protsessidega ei ole kõik okei. Ei ole ka vaja karta, aga nad ei ole enam nii efektiivsed ja nii tublid. Nüüd, kuidas lahendada see probleem, et naatriumi saada piisavalt ja ka piisavalt saada kaaliumi? Vastus on väga lihtne, tuleb olla normaalne sööja. Saate lugeda raamatust normaalne söömine. Mida see siis tähendab? 80–85% taimset kraami ja 15–20% loomset kraami. Väga õige. Aga sealjuures tasuks tähelepanu pöörata sellele, et nüüdisajal oleks mõistlik ka nende protsentide juures, et oleks taimses toidukraamis esindatud väga kaaliumirikkad toiduained. Sagedamini ja natuke suuremates kogustes. Ma nimetan mõned, võite lugeda ka Eesti riiklikest toitumissoovitustest, siinkohal lihtsalt mõned väga kaaliumirikkad on näiteks spinat, värske kartul, on ka porgandis, tomatis, erinevates kapsavariantides, loomulikult ka pähklites ja seemnetes. Nüüd samal ajal tuleks aga hoida tagasi väga ületöödeldud loomse toidukraamiga. Ma juhin tähelepanu, seda ei pea elimineerima, aga see peaks olema võimalikult harva ja ka siis väikestes kogustes. Nii et täiskasvanud inimesel ei ole vaja seda ära jätta. Sel juhul olete te normaalne sööja ja te garanteerite, et te saate piisava koguse naatriumi. Te kuulsite, kui tähtis ta on ja te saate ka, mis on märksa olulisem just nüüdisajal meeles pidada, ka piisavalt kaaliumi, sest just liigse naatriumi foonil mitte piisava koguse kaaliumi saamine ongi see sisuline probleem. Ma arve tavaliselt ei anna, aga ma toonitaks veel paari momenti. Kui põhimõtteliselt teie päevane soola saamine jääks 5–6 grammi vahele täiskasvanud inimesel, siis ei ole probleeme, kui te olete normaalne sööja, nii nagu ma eespool kirjeldasin, et te olete esiplaanile tõstnud kaaliumirikkad toidukraamid ja tahaplaanile jätnud sellised liiga ületöödeldud soolarikkad toiduained, siis põhimõtteliselt on teil garanteeritud piisav naatrium ja ka, mis on eriti oluline, ka selle juures piisav kaaliumi saamine. Nii et head sõbrad, olgem normaalsed sööjad, ärge hakake keegi hüsteeriliselt soola maha tampima, kuid soola liigtarbimine, kestev liigtarbimine tähendab seda, et te saate liigselt naatriumi ja väga raske on hoida naatriumi ja kaaliumi saamist õiges süsteemis. Ja seetõttu tõepoolest jääge mõistliku soola koguse juurde ja sööge tihedamini ja sagedamini
kaaliumirikast toidukraami. Ehk veel kord, olge normaalne sööja, 80–85% taimset kraami, 15–20% loomset kraami. Selleks teile kõike head!